Tšau, ma pole siin vahepeal teinud videosid mõnda aega, aga täna nüüd teen. Ja jälle on selline valikuline ladumine, ise valid, milline grupp sind kõige rohkem tõmbab, kas see esimene, kas see teine või see kolmas. Või on ka mitu gruppi, mis sind tõmbab. Seda viimast näitan ligemalt ka, et see ei ole niisama muster, siin on kassid näha. Ja näeme siis sinu grupi juures ja ajad on all kirjas, video all on kirjas ja siis varsti näeme. Ja tere grupp number 1, kes sa selle paki valisid. Kaardid segasin, nüüd ma veel tõstan ja siis võtame siit järjest sulle sõnumid. Aga esimene sõnum, mis sulle on, ma võtsin, on minu enda kirjutatud ja see on, et meil kõigil on mured ja haavad ja lase inimestel olla sellised, nagu nad on. Sa ei pea teiste traumasid avastama ja uurima, kui nad sinult abi ei palu. Et siin võivad olla need nagu abistajad ja need, kes tahavad kuidagi kasulikud olla või ja teiste nagu probleeme ära lahendada või teiste eest asju ära teha, et aga võib-olla oled sa teinud seda nüüd liiga palju või liiga palju ennast kuidagi teistele ära andnud ja nüüd oleks hea aeg samm tagasi võtta ja pigem rohkem nagu endale keskenduda või siis mitte nii palju hetkel vähemalt, kuna sa seda vaatad, mitte nii palju siis teiste pärast muretseda. Aga esimene sõnum sulle on karikate kuus ja siin ongi inimene, kes on ratastoolis ja aga ta on väga võidukas ja tal on karikas käes ja ta on justkui midagi võitnud. Ehk siis, kui sa nüüd oled sina, siis ma ei tea, kas see on nüüd sina või keegi teine, aga ma lihtsalt hakkan seletama, et ka inimesed, kellel on midagi justkui nii-öelda valesti, mingid traumad või mingid, ma ei tea, vigastused, mis iganes, et ka nemad saavad ennast hästi tunda ja sa ei pea vaatama maailma selliselt, et oi, maailmas on midagi valesti ja ma pean maailma päästma või ma pean kõiki, ma ei tea, inimesi aitama või toetama või olemas olema. Ei pea, et ka need, kes on ratastoolid, ka nemad saavad olla õnnelikud ja saab ka olla niimoodi, et inimene, kes ei ole ratastoolis, kellel justkui on kõik olemas, ta saab olla isegi õnnetum kui see, kes on ratastoolis. Aga kui sa oled nüüd sina, et siis tegelikult sind on ees ootamas mingi edu või midagi, sul on hästi minemas. Kuna iganes seda vaatad, siis on selline hea aeg, edukas aeg, nagu ütleme nii, et saatus soosib sind ja see ei tähenda seda, et sa midagi võidad konkreetselt, aga et ma ei tea, kui sa näiteks tahad midagi teha või sa, ma ei tea, ütleme, otsid uut tööd või ma ei tea, mida iganes sa võiksid otsida või muuta tahta enda elus, et sind see saadab selles tegelikult edu. Ja sauade 2 on ka, et tema vaatab siin tulevikku ja maailma, et siin ongi mingisugune planeerimine ja tulevikku nagu vaatamine ja mõtisklemine, et näiteks kuhu minna, mida teha, võib-olla ongi see töö või on koduga seotud selline natuke nagu, mitte otseselt nagu unistamine, vaid natuke planeerimine ja ettevõtlikkuse tahtmine midagi teha ja tahtmine midagi muuta ja mingeid samme selle suunas teha. Siin on karikate 2 ja see ongi selline armastus ja ühtehoidmine ja hoolimine, et võib-olla sul on siis kas kaaslane või inimesed su ümber, et sul on olemas nagu toetajad ja lähedased, kellega saad ennast hästi tunda, kelle peale sa saad kindel olla, et nad on sinu jaoks olemas ja võibki olla praegu selline aeg, kus inimesed su ümber kuidagi saavad rohkem sinu jaoks nagu olemas olla, kui sa seda vajad. Ja ka sina saad olla inimeste jaoks olemas, aga mitte niimoodi, et sa nagu ennast ohverdad ja siin see inimene ikkagi ratastoolis, ehk siis ütleme nii, et vaja on ka endale mõelda, et mitte joosta aitama inimesi, võib-olla ütleme nii, et kui sul on natuke kehvem seis kui teistel, tihti sellised inimesed märkavad neid kohti, kus teisi saaks aidata või kus saaks paremini teha, aga ei ole vaja ennast ohverdada, et siin ongi selline
et mina annan sulle, sina annad mulle ja selline, ma ei tea, teineteise nautimine ja andmise nautimine, et mitte anda sellisest kohast, et kus sa oled kui väsinud ja juba see enda ohverdamine tuli. Jah, siin on see mündi viis, et kellelgi on nagu mingi mure raha pärast, kas see oled sina või keegi teine, et aga see on selline ajutine seis ja sul tegelikult läheb paremaks, aga lihtsalt võid, kui sa oled sina nüüd, et võid tunda, et võib-olla on siis rahaliselt natuke kas kehvem või siis sa muretsed raha pärast, aga see on ainult nagu hetkeline, et tegelikult sul lähevad asjad paremaks ja kui sa vaatad nagu teise nurga alt, siis sa võid märgata, et tegelikult sul ei ole asjad nii halvasti või et ei pea tegelikult nii palju muretsema, et lahendusi on olemas, aga võib-olla on vaja siis nagu laiemalt vaadata või vaadata nagu maailmas nagu kaugemale, et mida iganes sa tahad oma elus nagu muuta, et võid vaadata ka siis nii-öelda kaugemale nagu oma ümbruskonnast, et mitte vaadata nagu seda, mis on nagu mugav või turvaline võib-olla, et ratastoolis olemine ei ole turvaline või mugav, et võib-olla on vaja kuidagi kaugemale vaadata ja oma nagu nii-öelda horisonti avardada. Ja siin on sauade poiss, kes on selline, no tema on nagu julge, tema on valmis avastama elu, ta on valmis elu kuidagi teistmoodi nagu vaatlema ja ta on valmis ebamugavusteks, ütleme nii. Et temas on rohkem seda avastamisrõõmu, et kui see mündi viis, see inimene nagu muretseb materiaalse poole pärast ja selle pärast, mis võiks kõik paremini olla, aga siin on seda natuke nagu, ütleme nii, et lapsemeelsust ja avastamisrõõmu, et asjad ei pea alati justkui sellised nagu päris ideaalsed olema selleks, et saaks ennast hästi tunda, nagu see ratastoolis inimene siin. Et ilmselgelt enamus inimesi ütleks, et ideaalne oleks siis, kui ta saaks oma jalgadel käia. Aga tegelikult siin aitab perspektiivi muutmine selles osas või selles eluetapis, kus sa hetkel oled. Et tegelikult su elus on palju rohkem valgust olemas ja võimalik seda on tunda, kui sa seda kõike märkad, seda head, mis su elus on. Ja siin on mündi kuningas, kes on selline maandatud ja rahulik ja ta on ettevõtlik, ta teab, mida teha, ta teab, kuhu suunas minna. Et võibki siin olla seda, kus oleks kasulik võib-olla kasutada sellist maandatud lähenemist elule ja olukordadele. Ja see võib olla selline kõrgem siht, et kuhu poole sa nagu püüdled, ütleme, et kui sa hetkel oled siin, et siis sul on nagu hea on ka, et kui sul on siht elus, et kuhu poole sa üldse püüdled. Et kui ei ole mingeid eesmärke, et siis see ratastoolis inimene ka, et ta saab lihtsalt elada oma elu rahulikult, et ta ei püüdle kuskile. Aga siis ta ei saa seda karikat. Keegi ei pea selle karika poole püüdlema. Aga ehk siis sa saad oma elu nagu kuidagi uuele tasemele tõsta või kuidagi kõrgemale tõsta. Et hea oleks võib-olla siis, ma tahan öelda, et sellel aastal mingeid uusi sihte tõsta iseendale ja kui sa oled näiteks paari suhtes, siis ka paari suhtes mingeid uusi sihte nagu kirja panna, et kuhu suunas liikuda, et oleks mingi areng, et kui sa oled ainult siin muretsemises ja nagu ei tegutse selle suunas, siis on keeruline, et asjad läheksid paremaks. Aga jah, mingid sihid võiksid olla, kuhu poole liikuda. Ja siin on nii-öelda poodud inimene, poodud mees, ta on siin pea alaspidi ja aitabki siin tegelikult nagu rahulikult võtmine, aja maha võtmine ja teistmoodi olukordade vaatlemine. Et mind ikkagi kuidagi viib kogu aeg tagasi selle karikate või see sauade kuue poole, kus see ratastoolis mees on millegipärast, ta on just selline keskne tegelane siin ja see nii-öelda rippuv inimene siin, et tema vaatab nagu elu teise nurga alt, ta vaatab teise külje alt oma elu ja seda,
kuidas ta elu elab või kuidas ta elu näeb. Et siin ongi see, et sa saad vaadelda, natuke jälle hakkan kordama, et sa saad vaadelda, et ma elan ja mul on võimalus liikuda olenemata sellest, kas jalad liiguvad või mitte, et aga vähemalt nagu muud asjad võib-olla on hästi või et ma saan elada ja ma saan liikuda. Või siis sa keskendud sellele, et mida kõike sa tahad ja mida kõike sul ei ole oma elus olemas. Et üks saab ennast nagu hästi tunda ja teine keskendub ainult probleemidele ja tänu sellele ta ei saa nagu ennast hästi tunda. Et see on selline jälle perspektiivi teema. Et siin tasuks natuke seda vaadelda oma elu teise nurga alt, et tõenäoliselt sul on asjad tegelikult, ma tahaks öelda, et siin asjad on hästi ja seda tasuks märgata. Ja sind aitaks väga selline mängulisus, et mis iganes olukorras sa oled, et kuidas ma saan seda nagu enda jaoks paremaks teha või kuidas ma saan selles antud olukorras ennast paremini tunda, et see toetaks sind hästi palju praegu. Aga vaatame oraaklikaarte, sulle ma juba segasin ära. Ja esimene sõnum sulle on, et sul on vaja nagu enesekindlust, aga siin ütleb, et enesekindlust edasiliikumise osas. See võib olla see, et see ei pea olema nüüd nagu et enesekindel, et ma pean olema enesekindel iseendas, aga et siin öeldakse, et vaja on nagu edasi liikuda ja see võib tähendada nagu seda, et siin ütleb ka, et kindlus nii-öelda Jumala plaani, et sellest piisab. Mõeldud on seda, et ära jää seisma, see, mis ma ütlesin, et vaja on mingeid sihte, et kuhu suunas liikuda ja see nõuab mingis mõttes mitte lihtsalt enesekindlust, vaid nagu usaldust ja valmisolekut ka selleks, et kui asjad ei lähe nii, nagu ma tahan, et siis sellest pole ka midagi, et ma ei jää sellesse mündi 5 seisundisse, kus sa muretsed ja stressad kogu aeg. Ja veel on sulle, et ära oota homset, tegutse täna, kõik, mis su sees tahab välja ütlemist, ütle välja juba täna, vahel võib homme juba hilja olla. Ja see võib olla ka tegutsemisega seotud ja see võib olla ka suhtlemisega seotud, et võib-olla sa tahad midagi teha või kellegagi rääkida või mingid asjad oma elus käima panna, midagi uut alustada. Ja siin öeldakse sulle, et alusta täna. Et kui sa lihtsalt jääd muretsemisse, et siis sa nagu lükkad edasi seda uut algust ja tegutsemist ja edasi liikumist ja oma uut elu nagu lükkad edasi. Ja see sõnum jälle, et meil kõigil on mured ja haavad, lase inimestel olla sellised, nagu nad on, et see võib olla ka see mure ja haav, et mingi vanaviisi tegutsemine ja muretsemine, et see on see, kuidas sa võib-olla oled harjunud mingil moel tegutsema, aga sind aitab see, kui sa proovid teistmoodi näha, see juba kõik, mis ma enne seletasin. Ja veel sulle on need vastused, mida sa vajad, on tulemas. Et võib-olla siis võtab mingi info, võtab aega või näiteks ütleme, et kui see on nagu tööga seotud, kui sa otsid tööd või sa uut elukohta otsid või kaaslast või midagi, et see võib natuke aega võtta, see, mida sa ootad ja soovid, aga see tuleb. Ja siis on veel sulle, et su nii-öelda unistused vajavad praktilist plaani, ehk siis see tegutsemine, et tegutse selle nimel, mida sa soovid ja et ära jää ootama oli siin, et ühtepidi öeldakse sulle, et tegutse selle suunas, mida sa soovid, aga samas siin ei öelda sulle, et sul on vaja tormata, et võta rahulikult ja et nagu, et tee samm ja siis vaatla näiteks, et kas see toimib. No hästi, et kui ei toimi, siis proovi teistsugust lähenemist või et ütleme, kui sa otsid tööd, et siis saadad CV ühte kohta, hästi, sealt ei tule vastu, saadad teise kohta. Et sa ei pea nagu muretsema, vaid lihtsalt piisab sellest, et sa tegutsed. Et kui sa ei tegutse selle suunas, mida sa soovid saada, et siis jääb üle ainult muretseda ja mõelda nagu halva peale. Aga kui sa ise tegutsed selle suunas, nii-öelda oma unistuste suunas,
siis sa vähemalt oled nagu midagi teinud ja see iseenesest peaks sind juba nii-öelda rahustama. Ja veel sulle paar sõnumit, et sellesse on, et ütleme, et selles olukorras on veel seotud teised inimesed, ehk siis võib-olla, nagu ma ütlesin, näiteks töö või teised inimesed või paari suhe või mis iganes. Et võib-olla on vaja kellegi teisega ka arvestada või kellegi teisega rääkida. Et kõik need sõnumid juba tulid enne välja ja siis öeldakse sulle, et see on sulle meeldetuletus, et hinnata seda, mis sul juba on. Et kõik see info tuli ka juba siit tarokaartidest tegelikult välja ja need oraklikaardid lihtsalt kinnitavad seda kõike. Et kuna on ka teised inimesed tõenäoliselt seotud sellega, mida sa tahad saavutada või kuhu sa tahad liikuda, et siis ei ole vaja tormata, ei ole vaja muretseda, et on hea arvestada ka sellega, et maailmas on vaja oodata ka nii-öelda maailma järgi, et sina tegutse ja siis maailm teeb ka, ma ei tea, omad korrektuurid nii-öelda, et kui sina tegutsed, siis maailm saab nagu sulle vastata. Et aga kui sa ei tee mingeid samme soovitud suunas, siis maailm ei saa sulle ka vastu tulla. Et aga seekord sai sulle selline sõnum ja edu sellega ja tšau. Ja tere sina, kes sa valisid grupi number 2. Kaardid ma juba segasin, nüüd ma ainult tõstan ja võtan siit järjest, aga sõnum, mis sulle tuli ja minu kirjutatud on, et kui vaid saaks veidi puhata. Et siin on inimesed, kellel on vaja puhata, ilmselgelt. Ma ei tea, millest sul on vaja puhata, kas tööst, iseendast, mõtetest. Aga vaatame, esimene sõnum sulle on mündirüütel. Ja see on väga rahulik liikuja. Ta ei torma ja siin tal ei ole ka hobust, et muidu mündirüütlil on hobune, mille peal ta liigub, aga see rüütel siin liigub jala, ta isegi ei liigu, ta seisab paigal. See on selline väga aeglane liikuja, ma ei tea, siin on mingi mõtisklemist, ma ei tea, ettevaatamist. Ja mõõkade 10, midagi on, ütleme nii, et midagi on sul lõppenud ja kas sa siis hetkel oled nagu paigal seisus või sa oled nagu koha peal, ma ei tea, sa mõtiskled võib-olla, et sul on võib-olla mingid mõtted, et mida teha ja kuhu liikuda, aga on selline nagu paigalseis ja see ei ole halb. See on selline, sellepärast et rüütel ikkagi on liikuja ja hetkel lihtsalt on selline nagu vaatlemine, nagu ma ei tea, enda vaatlemine, olukorda vaatlemine, enda ümber vaatlemine ja see on see peapreester. Tema on selline, siin on muidugi naise kujutis, selline reeglid ja traditsioonid ja kindlat moodi tegutsemine. Et ka tema on siin paigal, et mul jääb õudselt silma siin selline nagu paigal olemine, paigal seis, aga rahulik paigal olemine. See mõõkade 10, tal ka need mõõgad ei ole tema enda sees, need mõõgad on tema ümber, et midagi on nagu lõppenud ja see võis olla nagu raske, aga hetkel on nagu midagi nagu värvilisemat või elu kuidagi tegelikult on ka värvilisem, et natuke rohkem kirevust tulnud ellu, aga samas on nagu mingi ka selline rahu, ütleme nii. Siin võib olla sellist püüdlemist võib-olla elu usaldamise poole või et võib-olla sa ei tee seda teadlikult, aga selline kontrolli lahti laskmine ja nagu, ma tahan öelda, et nagu vaatlemine ja surm ongi surmakaart, et ongi midagi on nagu läbi ja lahkunud või siis see protsess on hetkel veel käimas ja nagu pooleli ja sa nagu võib-olla protsessid veel seda, et sa oled selle sees hetkel, aga suurem osa nagu on nagu läbi või siis ma tahaks öelda, et raskem osa on nagu võib-olla läbi. Jah.
ja see on sind kuidagi, ütleme nii, et nagu targemaks teinud, arendanud sind. Ja karikate 2 on siin ja see on võib-olla sulle mingisugust teadlikkust toonud sinu enda kohta. Võib-olla see on sind nagu avanud. Et siin on selline, mul ei tule nagu hästi palju infot läbi, pigem mul tulevad ainult nagu mingid märksõnad ja selline natuke rohkem nagu tühjus. Et võibki olla selline, nagu sa oleksid justkui tühjuses, nagu pilve sees. Et kuidas ma seletan? Ma arvan, et see protsess on selline, et sa alles avastad enda kohta asju või terve elu me avastame, aga antud olukord kuidagi aitab sul iseennast rohkem mõista ja sa hakkad märkama ja taipama enda kohta asju, mida sa võib-olla varem ei osanudki üldse märgata. Ja siit tuleb välja sinu jaoks alles asju, ma ei tea, kas sa ei olnud nendest teadlik või sa ei osanud mõelda, et need asjad sinu jaoks võimalikud on või et selline avanemine on siin toimumas. Selline, sa oled nagu sellise nagu palli sees võib-olla, nagu ma ütlesin, juba udu sees. Ja keiser on siin, et see on selline enda elu juhtimine ja iseenda juhtimine. Sa oled võtmas kontrolli oma elu käest, oma elu üle iseenda kätte, et sa ei lase ennast välisel mõjutada. Ja sa oled õppimas alles seda, et kui võimekas sa päriselt oled, seda sa oled alles avastamas. Et kui sa tuled sellest udupilvest välja ja sellest protsessist ja sellest enda avastamisest, kui sa välja tuled, siis ja sa oled saamas väga võimekaks ja palju tugevamaks nagu igal tasandil, nagu mentaalselt ka. Sa oled liikumas sellise nagu rahulikumasse kohta oma elus. Ja jätkuvalt on siin selline nagu rahu, et ongi selline rahulik seilamine selle paadiga, paadi peal vaikselt liigud edu poole ja nagu meisterlikkuse poole, ütleme nii, et kui sa näiteks, et siin ongi, et siin on mündirüütel, aga sa oled liikumas väga vaikselt mündirüütlist selle mündikuninganani, kes on, ütleme nii, et tase kõrgemal kui see rüütel. Ja seda sa oled nüüd avastamas, sa oled tõusmas ja emotsionaalselt sa oled avanemas, sa oled küpsemaks saamas, sa saad küpsemaks oma elus tänu sellele asjale, mis nüüd lahkus ja see struktuur, et vanad struktuurid su elus on nüüd lahkumas ja need kukuvad ja lõpevad, aga see kõik on veel pooleli ja sa oled selles asjas veel sees. Ja ilmselgelt, kui sa olukorras sees oled veel, et siis see natuke justkui raputab, aga ma tahan öelda siin, et suurem nagu raskus on läbi ja siin on ka nagu häid asju veel, juba on su elus häid asju on juba tulnud. Aga see suurem kasv ja avanemine on alles tulemas ja ma ei tea, miski sind väsitab, ma ei tea, kas sa mõtled selle olukorra peale palju, et võib-olla oleks siis hea kuidagi siis keskenduda võib-olla rohkem, ma ei tea, maandatud asjadele, et mitte nii palju mõelda sellele olukorrale, mis su elus on. Võib-olla on hea, ma ei tea, rohkem südamega mingeid asju teha ja koristada rohkem või selline nagu praktilisus võib sind aidata praegu, et ei peaks nii palju nagu mõtlema või et sa ei peaks tundma, et sul on nagu mingi paigalseis. Et tegelikult asjad on hästi, siin on näha, et asjad on hästi ja nad lähevad paremaks, aga nad lähevad vaikselt paremaks. Et siin ei ole nagu tormakat liikumist ja arenguid, et üsna selline sujuv ja nagu loomulik kulgemine. Ja ma panin sulle mõned oraakli kaardid ka ja sulle sõnum on, et
et see on võimalus nagu ümber mõelda oma eesmärgid ja prioriteedid, et mis on sulle sinu elus tähtis, kuhu poole sa püüdled, mida sa päriselt vajad. Ja see rahulik aeg ongi tegelikult natuke selleks protsessimiseks, selle olukorra protsessimiseks ja samas ka tuleviku vaatamiseks, et sa saaksid sellest mündirüütli olekust ja mündikuninganna seisundisse. Ja et mis sulle tähtis on, võib-olla siis sinna karikate 2, et mis sulle suhetes tähtis on. Ja eesmärgid, et kuidas sa saad ise olla see keiser, see liider iseenda elus, et kuidas sa seda saavutada saad. Ja veel sulle siin sõnum on, et otsi edasi vastuseid, ära anna alla, ära murdu, enam ei ole palju jäänud, natukene veel ja vastused hakkavad selguma ja õiged inimesed saabuvad su ellu. Et sa võib-olla tahad, ma ei tea, infot ja sa tahad muudatusi ja sa tahad, ma ei tea, kinnitust ja teadmist, et asjad lähevad hästi ja et mis sulle tuleb ja kuhu sa liigud, aga siin on natukene see vastutus on sinul endal, see keiser ja see, et kuhu sa jõuda tahad, et see vastutus on sinul. Ja samas, et ära anna alla, et kui sul on nagu mingi mure, muretsed natukene, et siis on tulemas muudatused, aga see võtab aega. Ja see, kus sa hetkel oled, see protsessimine, see on täpselt praegu sulle vajalik ja ole selle sees. Ja veel sulle on, et nii-öelda mõtiskle ja unista. Ja et sa kuuled palju lihtsamalt sõnumeid. Noh, ütleme, et nagu eetermaailmast ja ka iseenda seest oma intuitsiooni, et sa kuuled palju paremini, kui sa oled vaikuses ja rahus ja mõtiskled ja unistad. Ja et avad oma meele, et lõdvestu, et neid sõnumeid saada, ilma et sa oma mõtteid kindlasti peaksid mingis suunas nagu pöörama. Ja lihtsalt märka tundeid, mingeid visioone ja ideid. Et sa võid saada mingeid sõnumeid iseenda seest ja veel sulle on, et kuula, et siin on vajadus selline kuulamine, olemine, vaikus ja siin ongi see, et kui vaid saaks veidi puhata, aga selleks ongi, et saaksid puhata, selleks on vaja aeg maha võtta ja lihtsalt olla. Nagu ma ikka kordan siin, et ilma tehnikata, ilma liigse mõtlemiseta, ilma liigse muretsemiseta. Ja siin ütleb ka, et lihtsalt kuula ja et ütleme, et olendid või ütleme, et inglid siis ütlevad sulle, et kõigest on juba hoolt kantud, lihtsalt ole rahulikult ja ole vastuvõtlik nende sõnumitele. Ja siin all paki all mul jäi veel silma see aeglane nagu progress, et püsiv ja stabiilne progress, areng. See on see mündirüütel, kes väga vaikselt liigub, et aga kui ta teeb neid vaikseid samme, siis ta tegelikult jõuab täpselt sinna, kus ta peab jõudma, et sa ei pea kuskile kiirustama. Sa oled täpselt seal, kus sa oled ja sa peadki seal olema ja usalda seda, et see olukord, kus sa oled, noh, kui see just ei ole mingi hästi raske olukord, siis ilmselgelt on vaja muuta midagi ja teha neid samme, et saaks sealt olukorrast välja tulla. Et see on ka see vastutamine iseenda elu eest, et kuidas ma ennast saan sellest olukorrast välja tulla ja tuua. Ka veel sulle on, et taassünni iga päev, ehk siis sa saad iga päev nii-öelda taas sündida ja uuesti sündida justkui, et lase minevik vabaks ja hinga sisse oma uut inkarnatsiooni, et seda taassündi. Siin ongi see, et sa oled nagu vanamoodi toimisid ja see nagu lahkub su elust ja sa hakkad nii-öelda uueks inimeseks muutuma, vähemalt mingil tasandil, et midagi sa hakkad teistmoodi tegema või tõenäoliselt sa juba midagi teed teisiti ja sa tahad teisiti teha. Ja see rahulik ja stabiilne areng toimub läbi selle, et sa teed iga päev mingeid väikseid sammud
sinna suunas, kuhu sa tahad jõuda, et sa ei pea tegema suuri hüppeid, nagu ma ütlesin, et sul ei ole kuskile kiiret ja sa jõuad nagu õigesse kohta lihtsalt püsiliikumises ja väiksed sammud on väga okeid. Antud grupil need väiksed sammud ongi pigem nagu hetkel, ma ei tea, vajalikud või. Ja siin ütleb sulle ka veel, et lase endast kahtlemine vabaks ja lase ka hirm vabaks. Ja siin on ka tal silmad kinni, et see läheb sellega kokku, et siin on nagu võta aeg maha, nagu seedi asju, protsessi. Ei pea üldse mõtlema palju, ei pea üldse analüüsima, saab nagu väga rahulikult toimida. Et siin pool tuleb seda nagu rahulikkust välja, tegelikult kogu sellest ladumisest tuli seda rahulikkust välja ja olukorra vaatlemist. Et selles grupis võivadki olla inimesed, kes hetkel kuidagi, et ühtemoodi nagu midagi on nagu lahkumas või lahkunud ja midagi on nagu parem, et nagu ma ütlesin, et on rohkem värve, aga teistpidi see võib-olla natuke vajud vahepeal kuskile, ma ei tea, kas muretsemisse või kuskile, aga see ei ole üldse muidugi sügav selline raskus. Ja sul võib olla nagu emotsioone, võid olla mitte et liiga emotsionaalne, aga neid võib rohkem hetkel olla, võib olla rohkem hetkel sellist kas siis nutmist või mingid emotsioonid võivad sinust tulla üles ja selle jaoks on ka see olukord praegu hea, et sa saaksid nii-öelda kõik need protsessid läbi teha, et nad tulevikus sind enam ei häiriks. Et praegu on väga hea aeg vanad asjad lahti lasta ja need valad olukorrad vabastada, et sa ei peaks neid enam tulevikus endaga kaasas kandma, et sa saaksid selle mündi kuninganna staatusesse liikuda ja sa jõuad sinna ja see on selline stabiilne, vaikne kasv, et ära oota hetkel suuri muudatusi oma elus, et sa liigud väga rahulikult, väga õigesti, sellepärast et loodusega kooskõlas nii-öelda toimimine ongi selline rahulik, nii nagu loodus kasvab rahulikult ja sinu protsess on praegu ka selline loomulik ja väga õige sulle. Aga sulle sai selline sõnum seekord ja edu sellega ja tšau. Ja tere grupp number 3 ja sulle kohe sõnum siit esimesena, enne kui ma midagi teen, lase teistel ise terveneda. See sõnum tuli, mitte seesama sõnum, aga taoline sõnum tuli ka ühel teisel grupil välja. Et kui sind tõmbas ka mõni teine grupp, et siis sa võid vaadata ka ühte teist gruppi. Aga vaata, mida sulle ütlevad mündi kuninganna ja tema keskendub, hästi ma ütlen, tema keskendub rahale, vähemalt mul tuli kohe tahtis kohe selline jutt tulla. Tema keskendub rahale, tema vaatab oma münti sind väga mõnusa näoga, talle meeldib see hoolitsemine nagu materiaalsuse eest, oma kodu eest, ettemõtlemine, et kuidas rahaliselt toime tulla, kuidas pereema olla, kuidas pere oleks toidetud, kuidas rahaliselt oleks hästi, kuidas tunda ennast stabiilsena, maandatuna, rahulikuna. Ja karikate 4, siin on 4 tassi ja ma ei tea, ma tahaks öelda, et see kass teeb nagu joogat siin. Aga tema kassil ei ole ju vaja tegelikult neid karikaid, see kass tegeleb täiesti oma asjadega. Et võib-olla hetkel on sinu elus siis on selline aeg, kus, et kas sa ei taha siis, võib-olla sind ei huvita need, ma ei tea, pakkumised või see, mida elu hetkel justkui annab, see sind ei huvita. Sa kuidagi oled keskendunud nagu, ma ei tea, iseendale või nagu olemisele või selline, jah, ongi see mündi 9 siin. Mündi 9 on selline nagu iseseisvus ja elu nautimine, see, kes sa oled, naudid lihtsalt olemist.
siin ta vaatab, tal on ka liblikas käes, et tunneb ennast hästi, kuigi siin see nägu on selline nagu huvitav, et justkui oleks mossis, aga tegelikult ei ole, sest ta on selline nagu mänguline. Mul tuleb, et ta justkui elab lihtsalt oma elu, et mis väljaspool toimub, see nagu ei olegi tähtis, et siin ta vaatab ka seda liblikat. Selline, jällegi ma tahan öelda, et ühel teisel grupil oli ka selline rahulik olemine, aga siin on nagu teistmoodi. Siin on nagu seda mängulisust rohkem või nagu seda muretsemist võib-olla nii väga hetkel ei ole. Ja siin ta ka on valmis nagu ellu minema, ta on valmis seda laevukest ujutama. Ja nagu kohe-kohe, et varsti saab nagu samme hakata tegema tuleviku suunas ja siin on mündi 3 ja see on koostöö. Aga siin ka on nagu jällegi selline mängulisus, et ei võta nagu elu liiga tõsiselt. Võib-olla ongi see, et see grupp siin, sina, et kas sa siis ei võta võib-olla elu liiga tõsiselt või sa püüdled hetkel selle poole, et elu võtta sellisena, nagu ta on, et need näoilmed on sellised, et ei ole muret, ei ole stressi. Et see, mis just hetkel käes on, sellele ta keskendub ja et ta ei peagi vaatama neid asja, tema tegeleb siin täiesti oma asjadega. Ja siin on armastajad, siin on ka selline koostöö, koos töötamine nagu ühise eesmärgi nimel, koos toimimine. Võivad olla mingid ühised eesmärgid kellegagi või siis kui sul on keegi, siis see on nagu ühised eesmärgid ja selle nimel töötamine. Aga samas siin on ka selline iseseisvus ja iseendale keskendumine, et ei ole sellist nagu enda äraandmist maailmale. Ja siin on ka maa, kes on siis väga võimas nagu manifesteerija, et ta saab kõigega hakkama, ta tuleb kõigega toime. Ja selline, ja siin on veel ka narrikaart, ma annan selle ka, et kes on valmis nüüd astuma. Ja siin samamoodi see sauade 3, et ta on kohe valmis astuma, et sa oled valmis nagu ellu astuma ja ellu minema ja liikuma ja tegema nagu mingeid samme oma uue elu poole. Ja see, et lase teistel ise terveneda, see ongi võib-olla see, et siin sa keskendud iseendale, rohkem fookus on justkui iseendal, aga samas on ka elu nii-öelda nautimisel. Ja sa oled nagu teiste jaoks olemas, et sa tunned võib-olla, kes on need, kes tunneb armastust, et lähedased, sõbrad, et siin ei ole sellist nagu vajadust inimesi nagu päästa. Et sellist hetkes olemist on siin rohkem ja valmidus tegema samme, et isegi kui sa ei tea, mida see kaasa võib tuua, et aga siin on selline nagu maailma astumine ja see võib olla uutmoodi maailma astumine, kui sa võib-olla varasemalt tegutsesid. Et siin mõnes grupis oli ka see, et nemad, mõni oli tahtsid alles nagu maailma astuda, aga nad ei olnud veel selleks nii-öelda valmis, et nendel olid mingid protsessid veel vaja läbi teha. Aga siin on juba inimesed, kes on natuke, ütleme siis nii, et emotsionaalselt võib-olla küpsemad ja nad ei ole sellist nagu muretsemist maailma pärast või nagu maailma päästmist, ei ole sellist maailma päästmist nagu mõnes teises grupis võis olla. Et siin on selline teadmine, et mina olen tähtis, see on see gaasimaski teema, et mul on enne kõike vaja lennukisse gaasimaski endale pähe panna, et siis ma saan teisi ka aidata vajadusel. Et siin on selline küpsemine toimunud, see teadlikkus on siin sellel grupil või vähemalt on selle nagu vajadus, et kui sa ei ole seal, siis püüdle sinna poole, et keskendu enda heaolule. Ja sa saad ka selliselt, kus siis sul on hea olla, sa saad siis teiste jaoks ka olemas olla. Ja avastamisrõõm toetab sind hetkel. Ja
võtsin sulle mõned oraaklikaardid ka ja siin on, et hoia täna draamast eemale. Ja see on seesama jutt põhimõtteliselt, mis ma siin juba ütlesin, et endale keskendumine ja ta ongi siin, ta vaatab päikese poole, ta keskendub rahule, ta ei otsi draamat, ta ei taha, ma ei tea, tülitseda, ta ei viitsi nagu mingite jamadega tegeleda, ütleme nii, et ta pigem on selline rahule keskendumine ja nagu maailma vaatlemine, noh siin ta vaatab ka seda liblikat, et kuidagi rahulikum perspektiiv on siin sellel grupil. Kuidagi teistmoodi vaatad elu kui näiteks eelmised grupid ja võib-olla ka kui sa varasemalt oled teinud. Ja siin on veel sulle, et sulle tuletatakse meelde usaldada iseennast ja oma intuitsiooni. Et siin ma tahan öelda, et siin on see valmisolek nagu tulevikku astumiseks. Ja siin ta ka vaatab tulevikku, et sa tead, kuna on õige aeg samme teha. Et sa ei pea üldse muretsema, et kas sa jääd näiteks maha kellestki või maailmast jääd maha või noh, midagi sellist, et sa tead, et sa saad enda peale kindel olla ja sa tead, kuna on õige aeg tegutseda. Ja veel sulle, et seal on võimalus avastada uusi võimalusi ja kogemusi. Et ongi mingisugune nagu maailma avastamine toimub siin. Et uued kogemused on tulemas sinu ellu. Ja sa ei pea, ja siin on ka see, et sa ei pea üldse tormama kuskile. Sa tead täpselt, kuna sa pead liikuma, sest sa tunned seda ja sa tead täpselt, kuna sa saad lihtsalt istuda. Ja siin tal ongi, et see valmisolek ellu astumiseks ja nagu uute sammude tegemiseks. Ja siin on ka, et on aeg tegutseda. Ehk siis tegutsemine on siin ka teemaks. Siin öeldakse sulle, et on aeg tegutseda. Ja lisaks ongi see, et usalda iseennast ja oma intuitsiooni, et sa tead täpselt, kuna on vaja tegutseda. Ja kui sul on mingi mõte, et sa tahad midagi teha, siis see on õige mõte nii-öelda. Ja seda ongi vaja teha. Ja liigugi sinna suunas, kuigi sa ei tea, et mida see nagu endaga kaasa võib tuua, et kas see kass astub siin nende traatide peale, kas ta kukub alla, kas ta saab elektrit või äkki ta saab kõndida nende traatide peal. Et sa ei tea, mis tuleb, aga kindlasti tegutse. Et sind on nagu uued kogemused on siin ees ootamas, läbi mille sa jälle saad nagu nii-öelda targemaks. Ja siin on sulle, et jah, tema poole peabki sind tõmbama. Teie kaks olete hingesugulased. Kas ta tuli selleks, et olla sõber või enamat näitab aeg, aga tuli, et jääda. See on jällegi see armastajate kaart. Et mõnele see on selline partnerlussuhe. Mõnele see võib olla sõprussuhe, et ei pea olema romantiline. Aga et on keegi inimene, kui sul on keegi inimene, siis jaa, temaga sa hetkel peadki olema, nii-öelda pead. Et see on nagu vajalik ja see annab su elule midagi juurde, see annab mingeid nüansse ja mingit sügavust su ellu juurde. Või siis, kui sa mõtled nagu, ma ei tea, uue partneri peale, et kas teha mingeid samme selles suunas, näiteks, ma ei tea, kuskile äppi suhtlusportaali minna ja ennast sinna nagu kirja panna, siis seda ja see on hea mõte. Ja sealt sa võid leida kellegi, kes sinuga seda uut elu alustab ja teil tulevad nagu uued kogemused ühiselt. Ja siin ütleb veel sulle, et too armastust olukorda. Ehk siis võibki olla nagu suhete teema ja vaja on siis nagu armastust tuua olukorda. Et kui on näiteks mured, siis nagu läbi südame rohkem tegutseda, siin on ka see armastajad ja avatud südamega elada. Olla avatud, olla nagu käed lahti, käed avatud teise suunas ja nii-öelda draamast eemale hoida. Ja siis on veel sulle, et alistu nii-öelda jumalikkusele. Sind on
ütleme, et põnevad ajad on ees ootamas ja ma ei tea, et võib-olla sa ei teagi, kui toredad asjad sind ees on ootamas. Eks ikka igas olukorras on nii-öelda katsumused ka või mingid keerulised olukorrad, aga tegelikult see etapp toob sulle jälle mingi uut moodi elamise, et võib-olla sa ei ole veel seda moodi elanud ja tegutsenud ja toiminud oma elus. Aga nüüd sa saad kuidagi teistmoodi elu proovida. Ja kui sa oled keegi, kelle elus on näiteks alles tulnud uus inimene ja sa ei tea, et kas ta on nii-öelda tuligi, et jääda või mitte, et siis ka sulle öeldakse, et võta see väike risk ja nagu uuri, katseta, et kuhu see asi nagu välja võib jõuda. Ja siis on veel sulle, et sa oled nagu täiuslikult ilus, et mõnel võib olla siin mingid hästi mõtlen nagu kompleksid või mure enda pärast või mingi välimuse pärast või mingite omaduste pärast, aga sa oled täpselt see, kes sa oled ja öeldakse, et kõikide jaoks on kuskil olemas keegi ja täpselt see õige, keeruline on alati leida seda inimest, kes sind võtab sellisena, nagu sa oled ja kes märkab sinu ilu täpselt sellisena, nagu sa oled, et mõne jaoks sa näed mingisugune, ütleme, kole välja, aga kellegi teise jaoks sa näed täpselt nagu väga ilus välja ja täpselt ideaalne, täpselt sellisena, nagu sa oled. Nii-öelda mõne jaoks on sul mingid vead, aga teise jaoks on need justkui, ütleme nii, et iluvead või nagu mingid, ma ei tea, mõlgid või ütleme nii, et kedagi teist see nagu üldse ei häiriks. Aga on inimesed, keda need häirivad ja leia need, keda ei häiri sinu nii-öelda iluvead või kelle arvates sa oled, siin on sellised natuke suuremad tüdrukud, ütleme nii. Et keda ei häiri see sinu suurus või sinu kuju või mingi iseloom või mis iganes see on. Ja ka iseenda suhtes, et too armastust olukorda, et armasta nagu iseennast. Et siis sa saad ka teistele anda seda armastust, kui sa tunned seda enda sees. Et siin oli tegelikult need kassikaartidel, tarokaartidel tuli see välja, et kass keskendus nagu iseendale ja ta tundis ennast iseenda sees hästi ja ta ise armastab ja hoolib endast. Ehk siis see ongi see, et tunne ennast hästi ja siis saavad ka teised tunda ennast sinu seltsis hästi. Ja siis ütleme, et on kõikidel nagu hea tunne. Ja veel sulle üks viimane sõnum on, et usaldusväärne, ütleme nii, et juhatus, mis läheb kokku sellega, et usalda ennast ja oma intuitsiooni, et see sõnum tahab sulle veel kord tulla. Et usalda neid sõnumeid, mida sa saad. Et need suunavad sind hetkel õiges suunas, sinu energia on nagu hea ja toimiv ja see toetab sind hetkel hästi. Siin mul jäi veel see viimane sõnum sulle. Märka märke. Et sa võid märgata mingeid, ma ei tea, märke, kas siis mingid autonumbrimärgid või sa näed mingit kuulutust kuskil ja see tõmbab sind või see tuleb mingi idee või et sa tahad midagi teha, siis usalda seda nii-öelda sisetunnet ja neid sõnumeid, mida sa saad iseenda seest ja ka maailmast. Et need suunavad sind sinu jaoks nii-öelda õiges suunas. Et jah, siin grupis tuli seda küpsust ja nagu seda rahu nagu välja, et püsi sellel samal rajal ja hetkel nagu asjad lähevad sinu jaoks hästi. Aga jällegi siis edu selle kõigega sulle ja tšau.